Ma olen nagu väike seenel käia oma vihma... Mis need on? Kummikud, mitte vihmasaapad. Ma olen nüüd käinud siin platsi peal niimoodi nagu õige perenaine peaks käima. Ütlen oma väikestele kändudele ja sipelgatele tere ja vaatan, kus keegi pesitseb ja... Aga juhtus midagi väga hirmsat. Nimelt käin siin ringi ja sealpool on hästi palju siukseid auke ja seal on väike küngas. Algul ma mõtlesin, ma ronin sinna otsa. See küngas. Ja tuleb välja, et see küngas ei olegi lihtsalt küngas, vaid see on kunagi vist mingi kelder või mingi varjund olnud. Aga ma ei julge sinna sisse vaadata. Äkki kevadel. Ühesõnaga, mul hakkas natuke kõhe, ausalt öeldes. Ma loodan, et sealt ei leia midagi. Iseenesest on äge, kui see on mingisugune nagu kelder, sest me saaksime seda kasutada keldrina. Aga mul hakkas kõhe, sest ma nägin seal ust. Me vaatame, äkki ma leian uuesti selle ülesse. Lähme hästi kaugelt. Ma lähedale ei julge minna. Ma ei tea, mida ma kardan, nagu seal oleks keegi. Äkki on, mis siis on nagu... Ohoh! Madis on siin ka märkimistööd teinud. Siin on mingi okste hunnik ja seal on üks suurem känn, mille me alles jätame. Sest ma arvan, et tulevikus me teeme nii, et sealt läheb meie teelõik ja siis maja tuleb, no sinna, kus see kelder on. No. Ma ei tea, mis me selle keldriga teeme. Keldri taha siis äkki tuleb maja. See on hetke plaan. Aga noh, vaatame, kuidas need asjad päriselt hakkavad siin välja nägema. Essa päev tehtud. Madis veel teeb viimaseid kände. Ma olen läbimärg ja vaatame, mis me siis tehtud saime. Mõtteliselt siit eest natukene, sealt tagant meid praegult ei huvita. Aga siis läheb siit ja siit äärest kuni traktorini välja ja teisele poole on umbes sama palju veel kui see maa siit. Nii et ma arvan, homme me selle siit eest jõuame kindlasti ja vaatame palju veel. No nii palju kui jõuab, tahaks ikkagi ära teha. Seal vahepeal on megalt palju tühja maad ja see meid üldse praegult ei huvita. Ma tulin vihma eest peita ära. Madis veel teeb seal kuskil tööd. Ma mõtlesin, et ma räägin natukene siis sellest, et mis meie jaoks oli krundi valimisel üldse tähtis ja kuidas see teekond meil välja on näinud. Me alustasime ju tegelikult kruntide vaatamist juba aastal 2020, kui me käisime ka saates ja meil oli sellel ajal välja valitud üks palju väiksem maa, aga kuna me saadet ei võitnud, siis meil ei olnud ka vajadust otseselt seda osta, nii et me selle tüki jätsime sinna paika. Nüüd aga, mis oli meil oluline krundi valimisel, oli asukoht. Me ise oleme Harjumaalt pärit ja siia kanti me ka tahame jääda. Siis suurus. Krunt ei tohtinud olla liiga väike. Meile on alati meeldinud see mõte, et me saame seda kasutada ka Airbnb-na ja tulevikus teha väikseid retriite või festivale. Kindlasti see, et naabrid ei oleks kohe külg külje vastas. Siin lähimad naabrid on meil 200 meetri kaugusel. Kindlasti on olnud alati meile oluline vaadata, kas siia saab elektriliitumist teha, kui siin ei ole. Meie maal elektriliitumist veel ei ole. Samuti ei ole siin vett, kanalisatsiooni, nii et see kõik tuleb meil välja mõelda. Aga see just, et elektriliitumine oleks võimalik ja see ei oleks mingisugune 50 000 eurot, sest olen kuulnud lugusid, kus inimesed on endale soetanud maa, hakanud sinna ehitama ja siis selgub, et nad ei saagi sinna lõpuks põhimõtteliselt midagi teha, sellepärast et elektriliitumine on kallim kui krunt oli. Need on nagu põhilised kriteeriumid, mis meil on olnud selle maaga. Kui teil on tekkinud mingeid küsimusi, soove või mõtteid, mida meiega jagada seoses majaehituse või krundiga, siis palun andke teada, sellepärast et me teeme seda esimest korda ja meil ei ole mitte mingisugust kogemust. Nii et kui kellelgi on soovitusi või ägedaid nippe, siis me võtame need väga hea meelega kuulda. Meil on järgmised 2 päeva veel aega, et tulla teha siin tööd, aga teadki, kuidas see siin hakkab olema. Mis kell on? Vist nüüd sai 7 juba.
ärkasin 6:45 ja juba hommikusöögi tegemine käib. Nii, ma ei tea, kas ma üldse siit nagu välja paistan. Oota korra. Ma toon kohvi ka. Päev 2 siis. Traktor on alles. Jeei! Suht väsinud on olla. Nagu oleks ikkagi korralikult tööd saanud teha. Aga täna ma olen varem ja enam ei ole vaja õppida. Juba on see kõik selge. Ja siis ma proovin saada võimalikult palju tehtud. Ja täna on nagu töö üpris selge. Natuke on see perspektiiv väiksemaks, sest pats on nii suur. Aga et saaks selle tee ääre, eks ole, ja siis tahaks hakata teed tegema, mis siis läheb sinna pärast krundi poole. Oot. Let's fucking go! Nii, nüüd on juba 2 tundi tööd tehtud. Ja siis ma mõtlesin, et ma korra näitan, mis ma teinud olen. Päris sujuvalt läheb, nüüd kui juba asi käes on selle masinaga. Siin ma tegin 3 tükki järjest, et nüüd kui on sükene, oskad juba liikuda, siis tead, kuidas sättida ja läheb nagu sõks. Mul on küll natukene nagu teistmoodi, et kui seda puuri otsa vaadates, ta läheb väga sügavale, et siia kuni selle sinise osani, aga mina olen natuke laisk ja ka sellepärast, et seda kuradi maad on nii palju, et tegelikult eesmärk ei ole see, et saaks nagu perfektselt kõik ära, sest et neid kände on nii palju, aga mõte on selles, et ma puurin nagu suht sügavale ja siis siin on näha, eks ole, et ta on nagu maapinnast ikkagi sügavamal, aga et ma jätan kohati nagu ääred alles, ma liigun veits kiiremini, sellepärast, et kuna meil on aega selle kõigega nagu paar aastat, siis see lihtsalt soodustab seda, et see mädaneb ära ja siis lükkab kätki. Idee poolest ma võin ka nagu kopa otsa vahetada, mis meile kenasti anti ja siis need ääred ära lõhkuda. Või siis õigem oleks teha niimoodi, et kui need on suured sellised, näitan teile teise kännu peale, et siis sa puurid nagu mitmest kohast. Aga nagu ma ütlesin, ma olen laisk, meil on palju asju, siis pole hullu. Siin on ka näha nagu niimoodi, et siin ääred jäävad selliseks, aga see on nagu, pole üldse hullu, point on nagu selles, et ta mädaneb ära ja siis on nagu kiiremini välja, sest et kui ta ise jääks, siis võtaks nagu aastad ja aega. Aga näe, mis ma mõtlesin, ma teen, siin on siis siuke suurem känd, mida ma olen välja valinud. Ja nüüd selle puhul on samamoodi, et peaks olema 1, 2, 3, eks ole, valid välja. Aga ma teen ikkagi tuimalt, et tera on umbes nagu nii suur, siin keskmise osa puhul. Mina panen lihtsalt keskele, lasen läbi ja siis küll ta ära mäda nagu näha on, siis ta on juba siit nagu külgedelt päris korralikult mäda, et teeme seda oma tööd hõlpsamaks. Ma hakkan vaikselt seda teed tegema, mis siis läheb sellest pakust kuni, nüüd ma näitan valet pidi, sellest pakust kuni siis sinna taha. Tahtsin lihtsalt näidata ühte amazing feature'it, et siin on see koht, kus siis kunagi sai vist puud juppideks lõigatud, siis siin on hästi palju seda pahna ja tegelikult ei leia nagu hästi kände üles. But sellel on saak! It is so good! Ja siis siin all. Ja siis tegelikult nagu peaks olema ebaviisakas see, et see natuke lõhub maastikku, aga mul ongi eesmärk, et siit saada võib-olla natuke rohkem teed sinna poole minema. Ja siis ma saan nagu lükata kõik selle pahna, mis siin on kõrvale ja samal ajal siis as we go eemaldame kännud, mis siis siin tee peale jäävad. Pat, sahk, siin all. Amazing! Jälle, täielik boomer. Juhtus siis selline asi, et me peame minema mu kallile abikaasale appi, sellepärast et traktoril, ekskavaatoril saab diisel otsa. Nii et nüüd ma võtan diislit. Jõudsime kohale. Mul ei ole veel kummarid jalas, aga Madis on siia nii ilusa tee sisse teinud meile. Kuidas läheb? Jah? Diisli ja Smaabi. Väga tubli olnud, kallis. Pärbas päeva. Ma jõudsin ka lõpuks tagasi ja siin on, selle peab ära blurrima, seal on ma ei julgesin nii lähedale tulla, et seal ongi uks. Puukammustus, vaata. Ei. Juhtus süke asi, et ma olen kõike kokku pakkinud juba ja kaotasin traktori võtme ära.